sama vanasti. Kunagi üks seriaal, Seinfeld, üks lemmikkomöödia seriaal, seal olid geniaalsed naljad. Ja üks hetk oli see, kuidas Seinfeld, kes on stand-up koomik, lendab ühte teise linna enda etendust andma, ta käib järgi närviline manager, kes nagu ütleb ta asju, mida tegema peab. Ja enne kui Seinfeld läheb lava peale, ütleb manager, et ära nüüd närvi mine, aga et see piloot, kes sind siia tõi, on rahva hulgas. Ja siis ta läheb nagu lava peale, küsib, et miks mulle seda öeldi. Ja siis seal on nagu kaada sellest, kuidas piloot nagu istub lihtsalt ja vaatab teda. Et ära närvi mine, ka Tiit Pruuli on täna nagu siin vaatab meid, aga hakkamisest pihta on. Oota testi peal mikri, kas minu mikri? Sa pead sisse panema seda. Ei ole ju harjunud mikrofoniga tööd tegema. Aitäh kõigile teile, et te kohal olete. Jumal issand, hoia ja keela. Ma näen hästi palju tuttavaid nägusid, keda ma ei ole kunagi omavahel koos näinud. Nii et see on äärmiselt kummaline olukord mu jaoks ja ma olen väga õnnelik, et te kohal olete. Jah, jumal jah. Ennem sa küsisid minu käest, et kes nagu sisse juhatab asja, ma ütlesin, et mina ja sina ütlesid, et sa enne ka räägid, kui mina räägin. Et ühesõnaga, Kristoffer Rajaveer, kuidas mina sinuga tuttavaks sain, on hästi ilus, kuidagi seda reisi teemaga läheb kokku, et kunagi ma pidin tegema Go Travelile, Go reisiajakirjale intervjuu sinuga, et ma üldse ei tundnud sind ja ma ruttu enne intervjuud jooksin kohale ja guugeldasin ja ei leidnud mitte midagi reisiga seoses ja istusime maha. Ja mul oli 10 hästi lolli küsimust umbes, et mis sulle süüa meeldib ja mis sa teed. Ja ma hakkasin sinuga rääkima, see oli juba 3-4 aastat tagasi, päris ammu. Ja 3 minuti pärast oli meil 2-tunnine vestlus, kus me mõlemad rääkisime üksteisele vahele ja rääkisime just nagu reisimisest, kaugetest maadest ja saime nagu nii-öelda tuttavateks ja võib-olla hiljem natuke sõpradeks. Et tutvus hakkas nagu selle reisi ajakirjandusega pihta. Ja nüüd on sul siis reisiraamat ja ma mõtlesin täna, et jube raske on rääkida sellest reisiraamatust, millest oled nagu nii palju rääkinud tegelikult juba, et me sinuga oleme teinud paar podcasti, sa oled käinud siin eile Anuga rääkimas, seal on kõik need teemad on nii ära räägitud, et millest me nagu räägime. Ja siis proovikski teha sellised asju, et millest sa oled rääkinud, et mis tunne on esimene raamat välja anda? Tunne on hästi veider, sellepärast, et teatris on esietenduse eelne aeg kõige töisem. Alati sa ootad, millal see esietendus tuleks, see selline töö ja vahepeal nühkimine seal lõpuks ja sa oled väsinud. Aga see raamatuesitlus tuli nagu kopsti pärast mingisugust auku, ta on ju ammu valmis kirjutatud, rääkimata sellest, et selle konkreetse raamatu puhul on need lood minu reiside ajal valmis kirjutatud. Mu enda poolt on ta juba ammu ilma tagasi koostatud ja nüüd on ta kuidagi valmis ja ma täpselt ei saa aru, mis praegu toimub. Selles mõttes, et kui on esietendus, siis sa oled juba nädal aega, kuu aega, kuude kaupa selle tundega harjunud. Nii et mul on üsna uus ja võõras olukord. Ja tunne on huvitav, mul on lihtsalt nii palju räägitud sellest, et see võiks avaldada selle raamatuna ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et kunagi, kui ma olen vanem inimene, et siis ma tegelen sellega, aga siis minu poole pöörduti ja siis ma mõtlesin, et teeme ära ja nüüd ma tegingi ära ja nüüd ongi see hetk käes. Aga millest raamat koosneb? Mina tean, et kuidas need jutud on sündinud, sest teeme nagu need küsimused, millele sa olid tegelikult vastanud hästi palju, aga ikkagi, et kui on kuskilt keegi tulnud siia, kes üldse ei tea, kes sa oled võib-olla, et kuidas need jutud on siia pandud, et millest sa ei hakanud kirjutama lihtsalt reisijuttu, vaid ma ei hakanud ma olin kunagi Iraanis aastal 2018 ja tegin hästi väikese lõigukese Facebooki, kus ma muidu ei ole väga tegev, üldse sotsiaalmeedias ei ole elu jooksul nagu väga tegev olnud. Ja siis panin ainult friendsidele ja siiamaani mu Facebooki konto on kinnine, et ma võtan neid sõbrakutseid vastu, keda ma tean ja tunnen. See on selline poliitika ja ma ei ole ju ainus, kes selline on. Ja sinna ma kirjutan, mis tähendab, et see lugejaskond on ju väga kinnine, kitsas, väike. Ja siis oligi selline
tunne, et hea küll, et ma võin ju tegelikult neid natukene redigeerida, üle vaadata ja nad avalikustada, aga ma kirjutan neid tõesti alati reisi vältel, mõnikord ka pärast reisi, kui on hästi tihe või põnev reisiaeg ja ma ei leia seda hetke, ma pean olema üksi. Selles mõttes, et ma samal ajal ei vestle või keegi ei oota minult midagi, keegi võib mu kõrval istuda ja ruumis olla, aga ma pean leidma selle aja, muusa peab õla peale koputamas, ma ei suuda igal pool, see võib olla ka tüütuse kirjutamine ja siis ma ei kirjuta. Kirjutan ainult siis, kui ma leian, et ahah, nüüd tuleb, oota, see on see teema, nii, ahah. Noh, too mingi näite, ma ei tea, et Puerto Ricos olime, käisin seal mingi luuleõhtul ja minu sõbranna Kristi Uusna vedas mind seal lugema Viivi Luige luuletust On aastasaja lõpp on öö. Esitasin seal Puerto Ricos seda, see on üks mu lemmikluuletusi. Ja siis mõtlesin, ma saan terve reisijutu raamida selle Viivi Luige On aastasaja lõpp on öö luuletusega, siis need salmid nii hästi. Ja siis mul tekkis selline struktuur, sinna saabki reisiloo nagu sisse punuda. Ja siis kirjutasin kõik muud jutud, et minge sinna, ärge sinna minge ja mis mul seal kõik on, mingid arvamused ja kohapealsed kohtumised. Et niimoodi ta sünnib ja kui seda raami või seda nagu ei teki, et räägi ära need asjad või lähtu sellest või lähtu tollest, siis ma kirjutama ei asu, et ma alati ootan nagu selle hetke ära. Et see peab olema nauding, et kirjutamine on nauding minu jaoks. Nii et siin raamatus on ainult sinu Facebooki jutud, sa ei ole mitte midagi selle raamatu jaoks juurde kirjutanud, on need sõprade postitused, mida ka mina olen lugenud enne. Ei, olen küll, ma olen kirjutanud juurde 6 lisarubriiki, näiteks kõrgema astme reisisoovitus ja maitseelamus ja siis ma mõtlesin, kuidas lahendada olukorda tagantjärgi, oled ju targem, on ju. No, aga ma ei taha oma tekste muuta, et täpselt nii nagu nad toona said ühel reisil kirjutatud, nii nad ma tahtsin ka avalikustada, sellepärast et no muidu juhtub see, et näiteks lähed üks kord Pariisi, arvad nii, siis lähed teist korda sinna samma kohta, arvad ja kui sa hiljem hakkad nagu viimase tunde pealt üle kirjutama, siis sa muudad oma esialgset arvamust mingist kohast ja siis ma tegin niiviisi, et ma redigeerisin hästi vähe ja lõin rubriigi tagasivaade, kus ma saan siis lahti seletada ja kirjutada, mis mul selle konkreetse reisiga nagu tänasel päeval nagu muutunud on. Kui me räägime juba sellest kirjutamisest, kui palju su tekste toimetati, kas sa ise nägid seda toimetamise protsessi, kas sind ajas mõni asi pahaseks või on sul päriselt kõik niimoodi nagu tuli ongi siin sisse pandud, et sa rääkisid alguses, ma lugesin, et sa oled jätnud sisse enda pool ingliskeelsed sellised grammatika muudatused ja asjad, et lihtsalt, et rääkida sellest protsessist, et toimetamise protsessist näiteks, mis minu esimese raamatu puhul ajas kohutavalt närvi näiteks. Mulle kohutavalt meeldis, ma ütlesin kohe, et ma tahan näha neid eriti keeletoimetuse märkmeid kõiki, mis on maha tõmmatud, kõiki, mis on muudetud, et teada saada, milles ma olen eksinud või mis on see uus stiil või mis on õssis mingid muutused. Ma olen eesti keele fänn, mulle meeldis kooli ajal, eesti keel oli üks mu lemmikaineid prantsuse keele kõrval. Ma kirjutan meelega neid anglitsisme ja seda kõnekeelt ja ma enda meelest olen väga valvas, et millal ma lajatan mingisuguse nagu nii-öelda mageda eesti keelega, ma teen seda teadlikult, et see just oleks nagu stiil. Ja siis, kui läks toimetamiseks, siis ma ütlesin, et see fail on nii põnev minu jaoks, et mis seal siis on, mida siis peaks muutma ja mida mitte. Ja kuidas teised nagu näevad seda ja ma nägin seda reaalajas ja siis olid seal küsimused, mingi 1000 kommentaari, kas sa tahad nii või naa, siis ütlesin nii, aga kuidas te siis ikka arvate? No seda protsessi mina näiteks väga nautisin, sest see on põnev ja ma... Ja sul lasti kõike muuta, mis sa tahtsid ja arvestati hästi kuidas no, ikka ja mina pigem ikka arvestasin nagu toimetajaga, sest mina uskusin temasse. Aitäh toimetajale. Aitäh toimetajale. Okei, raamatul on number 1 peal, mida see tähendab? Kas siin on nagu viimane jutt on nagu Facebookist võetud ja pärast seda pole sa midagi kirjutanud või? Üldse mitte. Mu reise on palju rohkem tänaseks päevaks ja neid lugusid on ka palju rohkem, et siis oleks ilgelt paks raamat tulnud, kui oleks nad ühena välja andnud. Ja see raamat esimene reis on aastast 2018 ja viimane on 2022 jõuludega ta lõpeb ja pärast seda ma olen väga palju veel reisinud. Nii et 1 tuli sellepärast, et täpselt samasuguse mahuga reisiraamatu materjal oleks juba olemas ja koos ja reisitud ja veel ka järgmise. Nii et selles mõttes... Mis ta öelda, et tuleb veel teine, et me räägime siin esimesest raamatust, aga tuleb kindlasti teine, jah? No kui soovitakse, siis tuleb sellepärast, et materjal on olemas. Okei, aga...
väga hea. Räägi mulle sellest, mulle väga meeldib selle raamatu kujundus, kusjuures on väga ilus kujundus. Räägi mulle sellest pildist, kuidas see valitud sai, miks see pilt viib mind sinna momenti? Minu soov oli see, et raamatus kasutaksime kõrbetoone ja võimalikult palju sinist, sest sinist mina armastan ja äkki keegi kujundaja mõtleb, et roheline oleks ka tore ja rohelist värvi ma ei seedi ja siis ma ütlesin, et kui ma saan sõna sekka öelda, eks ole, et teeme siis, aga mul on ka üks pilt, mis sisaldab hästi palju pruune toone, täpselt seda sinist ja pruuni ja see Iraani pilt ja see on esimene reis sümboolselt ja meeletult olulise koha peal. See oli hästi palav päev. Siin on vist ka Kristi Rebane kuskil kohal. Ja tere Kristi ja me olime maailma vanimas linnas, Yazdi linnas Kesk-Iraanis, täiesti suvaline koht selles mõttes, et ma ei teadnud selle koha kohta mitte midagi ja need kohad kipuvad mulle kõige rohkem meeldima. Erinevalt näiteks Madriidi külastamisest või mõnest tuntud kohast ma näen juba seda, mida ma olen varem teles, filmides kuskil näinud. See aasta oli mulle puuga pähe. See oli nii palav, et see, mis muudab reisil alati, miks mulle meeldib soojas kohas, et sa muutud natuke laisemaks, uimasemaks reisikaaslastel, kõigil on rohkem ükskõik, see on üks meeletult hea pinnas, mille pealt nagu kulgeda. Sa võid jahutuspause vahepeal tegema, see higistamine on minu pärast, mind see üldse ei häiri ja see muudab kuidagi reisi selliseks, vaimselt muudab. Ja see pilt sai tehtud seal Yaztis lõunapausil, nende tuttide ja mis seal peal on ühe kohviku väliterrassil teisel korrusel ja ma vist ei valeta, kui ma ütlesin, et ma oleks midagi toimub praegu, ma ei elaks Iraanis, siin Kesk-Iraanis ma ju ei elaks, aga ja siis jäi selline unistus ja igatsus sellesama koha vastu, sellesama kultuuri, miks mul see Lähis-Ida ja see kõrbeteema ja see on mul lemmik, et kõikides muudes ma olen selline lihtsalt huviline. Aga Põhja-Aafrika, araabiakeelsed riigid, seal ma enda meelest olen midagi rohkemat kui huviline. Mul on vahepeal tunne, et äkki ma olin eelmises elus mingisugune berberi poiss kaamliga, sest et... Seda väga tihti öelnud, jah? Jah, sellised usud seda? Ei, kui ma tahan, siis ma usun, jah. Kaamelist tehtud jaht on seljas, eks ole? Jah, tõesti, selle ma otsin Marokos kunagi üks vanamees suutis mulle maha müüa, aga ma olin väga päri sellega, et see on kaamel, jah, kaamel on mu lemmikloomi, väga nänni ei osta, aga riideid on mõnus osta, et need jäävad kuidagi külge ja täna on eriti tore, et siis ongi. Ma pidin sulle rääkima enda särgist. Ma pidin sulle ütlema, et sinu auks on see särk, et kui sa mulle ütlesid, et kas ma viitsiks sulle rääkida, siis ma olin Malaisia piiri ääres kuskil ja siis ma ütlesin, et jah, ja läksin pärast seda laosesse ja ostsin Humongi särgi täpselt täna õhtu jaoks, et ma kannan seda särki ilmselt ühel õhtul. See on sinu kaugete maade huvi ja austuseks olen pannud endale eksootilise särgi ja toonud seda laoset, pannud selge. Aitäh! Et see on nagu Donald Trump, et hakkame minust nüüd rääkima, kui huvitav ma olen. Reisikirjanik, reisikid, raamatu Minu Tai autor Rene Satsi, daamid ja härrad, me võime temast ka rääkida. Nii hulluks, et ei ole mõtet, aga räägime, milline reisija sa oled, sa rääkisid reisikaaslastest, räägid näiteks minul on Andrus Kivirähk, kes on siin, ütleb, et tema ei taha minuga mitte kunagi reisida, et mul on nagu alati mingisugused jamad reisil, minuga alati juhtub mingisuguseid tobedad asju. Kuidas sina käid, et sa käid igal pool hullumeelsetes kohtades tegelikult päris tihti ja Liibanonist oleme pikalt rääkinud sinuga, et kuidas sa reisid, kuidas sinu reis näeb välja, püüan iga kord reisima? Sa mõtled nüüd seda ohtlikkuse momenti? Ei, ma mõtlen üldse, et sa oled selline rahulik reisimees, kes läheb hotelli ja siis käib seal hotelli taga ja sööb kuskil midagi ja vaatab ringi või lähed sa prügid kuskile, taksojuht ütleb, et lähme sõidame kuskile kaugele ja siis ütleb, et ma tulen kaasa. Siin saalis on nii palju inimesi, kellega ma olen reisinud elus, et sa võid siin mikri ringi lasta, saad erinevaid vastuseid, oleneb reisist. Seda võikski teha pärast. Jah. Oleneb reisist, et kui mõte on ikkagi puhata mingit keskhullu aega ja sul on seal tõesti väga turistlik piirkond ja vesi ja muud mõnud, siis on see reis natuke seda nägu, aga kui sa lähed näiteks, ütleme, mis näite ma toon, Keenia, siis on päevatripid, hommiku üles näidake seda, kuskil on see, mida ma võib-olla kord elus saan ainult näha, safari,
kõrgeima astme reisisoovitus. sa mõnikord oled istunud niimoodi rannas ka lihtsalt 3 päeva, et lähed istud rannas. Kogu aeg. Hullakene, ma olen veehull, ma ujun, ma olen iga päev. Ma olen kõige tähtsam, mis ma reisin sealt tegelikult, kui neid juhte vaadata, siis saab aru ka, et kõik piirkonnad on valitud mereäärsed kogu aeg lakkamatult, et see Iraan on ainuke sisemaa riik. Vesi peab olema varem või hiljem, kuskile peab sisse saama. Ja ma olen vees 7 tundi, mõnikord 5 tundi, ma tulen välja. Bassein. Kas basseinis? Ei see on, anna sedagi siis, aga ei meri ikka üldiselt. Ja ma tõesti ujun väga palju, et kes on näinud, need imestavad, nad jõuavad 10 korda vahepeal käia vees ja ma olen ikka terve aja andi. Keegi kunagi küsis, et mis sa teed seal vees, kas sul igav ei hakka? Ja siis sa arvad, et sa oled perver olnud eelmises elus, aga see näitab midagi, sa oled delfiin olnud eelmises elus. Vot olengi, jah. Sa oled väga segaduses oma eelmise eluga. Vees on, neid on ju mitu, kui nendesse uskuda, et siis... see mul oleks meelest ära, mitu on, jah. Ja vees saab kohalikke vaadata, vees saab mõtteid mõelda, ma ei tea, mul ei hakka kunagi igav, nii et kui sa küsid, kas ma kogu aeg seiklen reisidel, siis kindlasti mitte. Okei. Mis on siin raamatus kõige põnevam reis? Või mis tuleks kohe niimoodi vähe, kas see Iraan, millega hakkas, mis minu jaoks oli näiteks kõige põnevam, või on see, et aga vaata seda, mis sa kirjutasid siin Itaaliast, või on sul endal selline lemmikkoht siin raamatus? Mul on kõige raskem kirjutada Euroopa riikidest ja nendest kohtadest, mis on hästi tuntud. Mida sa kirjutad Itaalia kohta? Ma ei ütle Pariisi, et Pariis, et siis seal on Louvre'i muuseum, kellele ma seda ütlen. Et see on meeletult raske, mul on palju lihtsam minna Dominikaani, kui ma eeldan, et seal ei ole peaaegu mitte keegi käinud, kuigi ka paljud on, ja siis jutustan sellest ja selles on infoväärtus momentaanselt. Aga Euroopa reiside puhul ma üritan välja mõelda mingi muu nurga ja ma üritan väga subjektiivne olla ja vajatan siis ikka seda, mida ainult mina äkki arvan. See mingi, ma ei tea, mis selle nimi on, mingi loll ausus või subjektiivsus, et sellega ma siis üritan lajatada. Ma ei kirjelda tõesti, mis Roomas on, sest et mida ma seda kirjeldan. Ma nägin vahepeal Keenia pilti, kui sa lappasid, et see reis... Ma tegin mingisugused märkud endale, ma ei suuda enda käsikirja lugeda, et ma leidsin ühe väga naljaka alguses, et ma ei leia vist üles seda just Itaalia kohta, et mulle väga meeldib, kuidas sa alustad enda mõttedes. Räägi edasi, nii Keenia. Ja, et võib-olla selle toon ka välja, aga ma ei taha küll paremat reisi, et reisid on kõik erinevad. Mõnikord meeldib sulle sihtmaa, sa tahad sinna tagasi, see on 10, 10, 100, 100. Aga teinekord reisiseltskond, teinekord see, mis seal juhtus seoses kaaslastega. Ja mõnikord see, mida sa seal kuskil nägid või kogesid või tegid, see on iga reisiga erinev, need aspektid on võtta ühest, võtta teisest. Mul Keenia Tansaania oli küll minu meelest hea reis, on ju. Näin seal nüüd reisikaaslast, et see oli megareis, et seda võib küll välja tuua. Okei. Kas keegi tahab vahepeal midagi küsida, enne kui ma mõtteid kogun? Kas kellelgi on Kristofferile küsimus näiteks? Kuhu järgmine reis tuleb? Järgmine reis, ma käin korra, ainult üks on teada, see on kiire Amsterdami suts, aga mul on nüüd meeletu kevade tööaeg ees, mul algavad 2 proovid korraga. Suvel jänedal hakkan mängima helilooja Urmas Sisaskit tema elule lavastuses ja see on väga suur töö ja mulle meeldib pead jalapidi teatritöö sisse minna ja ma ei tegele siis väga millegi muuga, kõik hommikud ja õhtud on kinni. Ja järgmist reisi ma ei viitsi planeerida, kuna siin on neid reisihuvilisi sõpru kohal, siis ma ütlen kohe ära, et juulikuu on mul see ainus vaba kuu ja ma hea meelega läheks kuhugi ja ma tegelikult ei viitsi üldse korraldada, nii et kutsuge paati ja mõelge koht välja ja ma olen tulemas. Ja rohkem reise tõesti unistusi on mustmiljon, aga seda praegu jah, pean olema Tallinnas. Mul tuli endal see küsimus, et mis sul nende islamimaadiga on, see on reisimisega seotud, et sa pidevalt, ma olen sinuga varem sellest rääkinud, aga et see mõnikord ma olen kuulnud selle küsimust, et mis sul on seos islamimaadiga, et miks see islam sind nii väga tõmbab reisimisega seoses? Mul on religioonidega kana kitkuda. Nagu ka sul. Mul on probleem nendega. Islam on nendest kõige nii-öelda jõhkram oma elu korralduslikkuses ja kõiges selles. Ja seal on ka midagi kohutavalt eksootilist.
nii et ta nagu samal ajal tõmbab ligi ja veab eemale ja ma üritan sellele kogu aeg pihta saada ja ma täpselt ei saa, et mulle ei meeldi, kui riik on religioonile, sellisele raamatureligioonile allutatud, aga ma saan aru, kust see tuleb, see on ajalooline traditsioon. Nendes suurtes usuriikides on nii kohtusüsteem kui ka eraelu, kõik, no tõesti kõik, ka söögikombed, su igapäevane astumine, istumine, hingamine, määratud ühe raamatu poolt, mis on kunagi kokku klopsitud ja mul ongi sellega probleem ja ma tahan aru saada, kuidas see võimalik on siin maa peal ja islam selle koha pealt nagu on kõige laiem pind, kus seda avastada. Ma ütlesin küll natuke koledalt, aga sellist on probleem. Ma olen nii palju islamit kiitnud ja araabia maasid. Mul ema küsis ükskord, et kas sa islami usku lähed. Ma mõtlesin, issand, ma olen tõesti niimoodi rääkinud, et mina ei lähe mingisse usku. Ja su ema on ka siin, eks ole? Ja. Et ema on siis see, kes toppis su reisima juba väiksest peast ja tänu su emale ma oleme siin, jah, et emal on hea mõte panna nagu laps käima mööda maailma ringi. Ja nii tõesti oli ja väga palju reisimist ta korraldas ja võimaldas ja meil oli sugulas hästi palju Floridas ja siis ma lapsena 2 suved vanaisa, vanaema olid hirmus vihased, et laps saadeti Floridasse lennuki peale, et olla seal sugulastega, aga mulle meeldis see mõte ja emale meeldis see mõte ja ta võimaldas mulle seda ja ma 2 suve elasin üldse seal Floridas, mitte suvilas, vanaisa, vanaema juures. Ja lahti saada sust lihtsalt mõttes. Jah, võib-olla seda ka, ei, no ta oleks lahti saanud, nagu ma oleks suvilas. Et jah, need reisid tulid tõesti jõle vara mu ellu kuidagi ja mida nagu, ega ma siis ei saanud ise veel midagi aru, aga hiljem, no kuulge, igaühel on mingi hobi. On ju? Ja mul on lihtsalt selline hobi, seda ei saa nagu Eestis teha, ta nõuab aega ja palju ressursse, aga oleks mul huvi keraamika, ma saaks sellega iga laupäev tegeleda. Et ma nimetan teda lihtsalt hobiks, iga laupäev võib-olla ei saa, aga ühesõnaga, et jah, mu enda jaoks on see hobi, ma ei käi reisidest nagu muu asja peale. Kes sa oleks, kui sa poleks eriti palju reisinud, kui sa oleks lihtsalt Viljandist, vabandust, et lihtsalt ei käiks eriti nagu reisimas ja lihtsalt teeks nagu teatritööd. Et kas sa oleks muutunud inimene, kas reisimine on siin päriselt muutunud? Mis on selle Viljandi taas? Ei, mitte midagi. Ma saan aru, mis sa mõtled. Sa ei saa kunagi tagasi võtta ja vaata, mis sa... Ei, ma saan aru, mis sa tahad öelda, et kui ma ei oleks mina ja oleks teise taustaga, ma tean sellest, teise taustaga ja ei oleks reisinud. Ma arvan, midagi lõhki poleks, aga sallivust õpetab reisimine, tolerantsi ja selle ma olen saanud reisimisest, ma arvan. Sest et noh, ikka jõhkralt närvi ajab nii palju asju ka, eriti kui telekat vaatad ja poliitikaid kuuled ja poliitikuid ja siis nagu see külg, et ahah, et kuidapidi, mille taustal me erinevad oleme, see kuidagi tuleb nagu reisides, seda ei anna sõnastada eriti hästi. Mõnikord ma proovin, ma kustutan ära selle lõigus, see on nagu liiga sügav lai teema, aga ta jääb sinusse. Nii palju asju on, tead, ausalt öeldes see on kummaline, reisides on nii palju asju, mis sind muudavad ja mis sinusse jäävad ja sa tunned, et on käinud ära muutus. Ja sa oled muutunud ja sa ei saa aru, mis nurga, sa ei saa pihta. Ja no kuidas, ja siis ma jäingi seda tunnet igatsema ja seda ei saa nagu Tallinna kesklinnas endale korraldada. Ja siis jälle korraldad selle reisi ära ja jälle on see mingisugune asi. Aga sallivust õpetab küll reisimine minu mõelest see vastab peale. Kas sul on mingisugune koht, mida sa soovitaksid inimestele, et minge kindlasti sinna, umbes samal baasil, et harige ennast, nagu näiteks Iraan, midagi sellist, kui inimesed ei julge tavaliselt väga palju minna. Mulle väga meeldib Pakistan näiteks, mina ütlen, et kõik võiksid minna Pakistani. On sul mingisugune selline soovitus, et kuhu võiks minna kindlasti? Mina riiki ei soovita, aga mina soovitaks ükskord vaadata seda maailmakaarti või ka Euroopa kaarti selle pilguga, kus te üldse käinud ei ole ja kuhu te natuke ka pelgate minna ja see ära teha. Ei pea võtma kõige jõhkramat, ma ei mõtle siin Somaaliasse, aga Keeniasse võib vabalt minna näiteks. Et reisitargalt lehel saab kohe näha, mis hoiatus on, mõned riigid pole mitte midagi, Aafrikas lahked inimesed, seal ei toimu midagi, Pariisis röövitakse palju rohkem, varastatakse, ma ei väsi seda kordamast.
ja ainsad korrad, kui ma olen röövimist ja pättuste pealt näinud on London ja Pariis ja ohtlikke olukordi tundnud ja Aafrikas. Ennast ei ole röövitud kunagi? Ei, Pariisis üritati mobiiltelefon mul ära võtta, tulid need mustlased, kes mängivad kurte ja tummasid ja siis istusime McDonaldsis vist ja tuli seda allkirja võtma, et raha annetada ja siis no sa tegeled ainult selle A4-ga, mis sulle näkku pannakse. Kuulge, ma ei pane mingit allkirja, vaatad, mis seal A4 peal kirjas on, seal on teised peal on mingid allkirju, saad aru, et see on ilgelt mingi vale asi. Aga selle A4 all, selle klade all oli laua peal mu mobiiltelefon, mida ta tegelikult samal ajal ära tõmbas. Tahtmatagi minu seda allkirja. Noh, et võt seda, see on see, millest Euroopa kubiseb ja nüüd ühe Pariisis elava inimesega, kes mul siin esirjas istub, kes rääkis mulle, et ongi nii ja ongi jõhker, siis ausalt öeldes inimesed vahepeal kardavad neid kaugeid maid, aga seal on natuke teistmoodi minu meelest. Kõige halvem kogemus on olnud siis, et ääre pealt oleks telefon ära võetud, aga ei võetud. Ja see on nagu kogu selle reiside juures on kõige halvem kogemus. Jah, minuga ei ole juhtunud küll midagi olemat. Vähemalt ei tule meelde, keegi võib vahel karjuda, kui tal päev tuleb. Ei, no mis mul juhtunud on? Mis on naerad? Ei ole mul midagi juhtunud olemat. Mis on naerad? Nii, kellelgi on nagu selline lugu, mida ta ei mäleta ise, et mis talle juhtunud on, siis võib ära rääkida. See on väga hea, kui sa ei mäleta, et midagi nagu ilusat juhtunud. Ma lähtun napsumine, see ei ole, et ei ole nagu mäluga juba tegelikult probleem. Sinna me ei lasku, vaata mu raamatus on teatud piirid. Ja piirid on need, et ma ei kajasta seal oma sõpru ja reisikaaslasi, kõike sellist kollast ja huvitavat, kus me sõime ja mida jõime ja mis siis edasi sai. Ma keskendun sihtmaale, tegelen sellega ja siis jagan oma mingeid subjektiivseid vaateid ja arvamusi, muljeid. Ja mõtlen läbi potentsiaalse lugeja, kes ka seal Facebookis mul seni on olnud või siis nüüd juba natuke teistmoodi. Aga ma jätan kõik selle välja, nii kui sa küsid seda, siis neid lugusid loomulikult on, aga need on enda korraldatud väljused ja mitte nagu selle riigi poolt siis. Kodanike poolt. Kui sa kirjutad enda lugusid, siis sa mõtled ka lugeja peale. Nagu näitajana sa mõtled, et kes siin nagu lavalt vaatab, et sa kirjutad ikkagi kellegile hästi palju, kui sa kirjutad endast lihtsalt välja. Lembit Peterson ütles kunagi, et luule lugemise juures on kõige tähtsam adressaat, kellele see on suunatud. Jäi see niimoodi kuidagi kõrvu, sest ta ütles seda, me olime lavaka õppejõudude komisjonis seal ja niimoodi hästi muu hulgas ja siis see kuidagi mõjus, ma ütlesin adressaat. Loomulikult, kui olen laval mängima, peab olema adressaat. Enamasti ta on sihitud kuhugi partnerisse, aga ta on ka kuskil mujal. Kui ma kirjutan, siis ma tean, et Tikerpuu loeb, eks ole, ja järgmine siit ja järgmine. Mul on keegi mul viskab pähe ja ta tuleb niimoodi adressaadina. Ma ei kirjuta nagu kosmosesse ja ma lähen lava peale ka mängima nagu kosmosesse, et adressaat on tähtis ja hetkel ma ju näen ka, kellele ma siin räägin, kuigi see on nii kirev seltskond, sest paljud teavad seda juttu, mis ma räägin ja siis paljud ei tea ja siis peab nagu leidma selle adressaadi, mis antud hetkel on keeruline. Aga kui on kõik võõrad inimesed, siis on see adressaat hästi selge. Okei, kas on mingi koht, kuhu tagasi ei läheks? Jumala pärast ei taha minna. Valgevene. Jah, Valgevene. Ma ütlesin sulle vastus ette ära. Jah. Ma käisin ammu muidugi Tartu Üliõpilasteatriga Minskis ja mul on šokk sellest. Ma sündisin, eks ole, täpselt selle piiri peal, kus ma sündisin Nõukogude sotsialistlikus vabariigis, eks ole, napilt 90. aastal ja siis ma ei ole seda nagu ise nagu väga elanud ja tajunud, aga see Minski reis viis mind veel kaugemale, sügavamale Stagna aega. Ja see oli jube. Ma ikkagi, sul ikka lutikad ja pasased sööklaklaasid ja ropendavad inimesed ja selline odav maitse ja pehkinud majad ja ma nägin seda nii palju, see ei ole muidugi kogu Minsk, aga Minski riiklikus muuseumis oli keraamilise WC-poti asemel auk näiteks. Et see oli selline kuhugi, see võib olla Kagu-Aasia on hoopis teine, sest et ta on nii öelda natukene, ma ei tea, mitmes maailm, aga seal on kõik palju lahedam, see on nii palju kuulim, Aafrika samamoodi, aga Minsk on Euroopa, see näeb selline välja ja seal mul ei klapi see värk ja see ei ole lihtsalt minu stiil, minu maitse, ma ei ütle midagi valgevenelaste kohta halvasti või nii, aga lihtsalt mina rändurina olen täiesti vales kohas ja ma ei hakka tegema mingit nägu, et issand, kui huvitav keskkond. Ma tegelikult, mul on Eesti maa, minu kodumaa, nii palju toredam koht, et vales kohas oled lihtsalt. Kas kellelgi on vahepeal küsimusi tekkinud? Kindlasti on küsimusi siin mehele enne, kui me nagu täpselt hakkame. Tulles tagasi selle
sallivuse teema ja Viljandi juurde, siis vabandust selle pärast. ja teades, et sa ise oled mänginud lavastused Isamaa pääsukesed, siis kas Eestis reisimine on täiesti out? Eestis reisimine ei ole üldse out, just see ühe rattamatka kuupäevad paika ja no ma ei jõua Eestis, vaata, me teeme tööd Draamateatris on ju kogu aeg. Augustis läheb lahti ja mais lõpeb või juunis, nüüd on rahamaa ka veel jaanipäevani, augustis läheb edasi. Et ma ei saa Tallinnast välja ja siis, kui ma siit peaks välja minema, siis järgmine hommik pead see nagu vara tagasi olema ja see tundub kõik nii õudne. Ja seetõttu ma üritan reisida suvel. Minu lemmik on Haapsalu, iga aasta käin Saaremaa, Hiiumaa, et aga see on nagu, see ei puuduta üldse seda, millest, vaata, mida ma mõtlen nagu selle reisimise all, kus see maakera läheb nagu teistpidi. Eesti on nagu lihtsalt tore, see läheb nagu puhkuse alla, aga see, et sa nagu ära muutud või kohtad inimest, keda sa iial ei oleks arvanud, et maakera peal elab. Et ta on nii huvitav, noh, ja just tore, et sa minu otsa vaatasid. Sellise eksootilise nurga alt, et selleks ma pean minema kaugele, et jah. Aga ei, kohe Saaremaale, Hiiumaale, Muhumaale, no igale poole ja noh, ma loodan, Draamateater rändab ka rohkem, siis me saame, meil on Paides 12 heast meest varsti, eks ole, hea küsija, et siis jälle saame minna, lähme kohvikusse, aga öösel tagasi. Mul kipitab üks asi, et sa tegid need raamatu tekstid Facebooki tekstide põhjal ja sul on Facebookis, mina sõbrana näen, on sul pikad peatükid kristoloogid. Mis pagan asi see on? See oli täitsa hullumeelsus. Mulle on öeldud, et erinevaid asju, et kirjuta suurvorm, kirjuta näidend, kirjuta erinevaid žanre, ma võtan seda komplimendina, olen nendele inimestele ka otse öelnud, et see on väga suur asi, et te mulle niimoodi ütlete. Ja mul ei ole mingit romaani kirjutamise ideed, tungi, soovi, see on kohutavalt matemaatiline oskus minu meelest, et siduda neid asju, mis ma olen matas kehv ja ma mõtlesin, mulle sobib lühivorm. Luuletusi me oleme, ma arvan, kõik kuskil teenagerina kirjutanud, aga sellega ma ei tegele, see on nagu täiesti teine žanr. Mul on vaja lühivormi ja tõesti ma ei reisi nii palju, et saaks nagu kirjutada nii palju, kui ma soovin. Ja siis ma mõtlesin välja sellise asja nagu kristoloog. Ma olin jõusaalis, kui mul see sõna pähe tuli. Need on fantastilised asjad, aga et need rikuvad mõistust, kui need nagu üritada. Ma mõnda üritan nagu mitu korda lugeda ja aru saada ja mõtestada. See on nagu selline Nietzsche, Borgius Nietzsche 13-aastaselt. Väga kihtid asjad, aga et doseeri mõistlikud, ütleme sul selle peale. Et ega sa nendest ei kavatse raamat teha. Ei ole praegu sellist mõtet küll, et ma kirjutan neid, ma praegu muidugi pole neid jälle tükk aega kirjutanud, aga salves on nii mõndagi veel ja avalikustan tõesti aeg-ajalt selliseid asju ka Facebookis. Ja see lihtsalt, ise mõtlesin endale välja ühe lühivormi, kus ma võtan ette ühe konkreetse teema. Näiteks panen kõik oma köögimasinad omavahel dialoogi või kõik köögitarbed. Ja mida röster arvab külmkapist ja külmkap rösterist ja mida nad minust arvavad. Ja mida nad sinust arvavad? No saumikser on minu peale solvunud, ma ostsin ta ja ma ei kasuta teda. Külmkap on edevusse uppunud, sest ma avan teda kogu aeg. Ja nii edasi, meil on erinevad suhestumised seal. Kohvimasin näeb telekat, teised näiteks ei näe telekat. Andrus küll ähki käest leid ära võtta. Ja Andrus vaatan hirmunud tõmmel. No ühesõnaga, siis tekib, no see on selline vaimukas näide, on ju. Siis ma kirjutasin kristoskoobi, jagasin inimesed 12, kirjutasin neile nii-öelda horoskoobi, aga natuke teises vormis. Ja mõnikord räägin üldse surmast ja millestki muust, aga no ikka sellest omaenda stiilis, mis ma nagu kuidagi leidnud olen. Ja see rahuldab mu kirjutamisnälga ja siis ma aeg-ajalt Facebookis jälle nendele sõpradele, kes seal friendsid on, eks ole, siis avalikustan seda. Aga ma mõtlesin jah, et ma isegi panin endale telefoni, ma tegin ühe pildi, et nagu tsiteerida, ma mõtlen, ma säästan inimesi sellest tsiteerimisest. Et sellest nagu raamatut siis oli tule, et sul ei ole ambitsiooni anda rohkem raamatuid välja, et ei ole nagu saanud seda veremaitset suhu, et nüüd tuleks ainult anda raamatuid kõigest, mis sa räägid ja kirjutad. Kuulge, head sõbrad, ma ei ole veel sellest aru saanud, et see esimene raamat valmis on. Et minu jaoks on seegi üle pea, sest ma ei arvanud, et see juhtub ja see kuidagi põmaki nagu tekkis. Ma jah, mul on nüüd järgmised rollid on käsil teatris ja see kogu looming läheb teatritöösse, nii et ma praegu nagu selles vallas ei unista, et seda juba näeb, mis tulevik toob siis. Kui sa oled järgmise reisi peal, kas sa kirjutad nagu selle mõttega juba rohkem, et nüüd ma kirjutan järgmisesse raamatusse midagi, mõtled nagu rohkem kogu selle protsessi peale, kui sa lased samamoodi edasi lihtsalt, et teed niimoodi nagu alati tegid?
see on hästi raske küsimus, ma olen Ma tean, endalt seda küsinud, ma olen aasta otsa reisinud nüüd niimoodi, et ma tean, et need tulevad reisiraamatuna, okei, mitte küll selles raamatus, aga põhimõtteliselt potentsiaalses järjes ja see natukene algul häiris mind, et oot, ära muuda nüüd adressaati, ära arva, et pead meeldima, et see kuhugi jõuab avalikkuseni, ära keskendu sellele, pane seda, oma seda, nii nagu sa oled tahtnud, et lihtsalt Facebookis ja kirjutamisrõõm. Ja siis ma pean jälgima, et ma nagu vale koha pealt kirjutama ei hakka, et ikkagi tekiks see vorm iga looga ja mingi selline sõbrale jagamise vajadus ja mitte midagi enamat. Ja praegu on see õnnestunud, mul läheb meelest ära, kui see nagu raamat tuleb või on. Et see on oluline, jah. Väga hea, küsimusi. Kindlasti veel 1 või 2 tükki tuleb. Kui sa saaksid valida kellegi, kellega reisile minna, Minuga. siis kelle? Mis seal keskosa oli? Kui ma saaksin valida, kellega reisile minna? Kellega sa läheksid reisile? Kas elava inimese või kellegi, kes on juba surnud, mõtle nagu hoopist välja, siis kellega sa läheksid reisile? Selle rösteriga, kes su peale viha on. Elavate vahel ma ei oska valida täitsa ausalt. Side mõttekriips on peas selle peal. Aga jah, surnud hulgas on väga palju neid, et ma teeks mingid reisid oma vanavanematega. Surnud on suhteliselt tüliks reisile minna. Ei, ütleme, et muuseas, ma olen vahel mõelnud, et lennukis, kui me sõidame, siis all on ju kirstude laibad, sest neid tassitakse reisilennukiga. Sul on niisugused mõtted? Jaa, ma vahel mõtlen, et kas minu lennuki peal ka on. Olen mõelnud, jah, sest et laipu võetakse ju reisilennukitega. Aga tead, ma läksin Draamateatrisse tööle aastal 2016 ja ma enda arust ei ole seal väga kaua töötanud. Ja ma mängisin väga palju tükke ja mind õpetasid väga olulised inimesed, kellega ma läheksin reisile, Sass Seelma, Maria Lenska ja Ita Ever. Ja see on kõik nii kiiresti käinud, et ma siiamaani ei saa aru ja ma näen Sassi minemas Draamateatrisse tänasel päeval veel ka, sest et mõni vanamees halli palituga selja tagant on lihtsalt nii tema. Ja siis ma küsiks mingeid asju. Okei, väga hirmus vastus oli vahepeal surmutega, et väga hea. Et ma arvan, et hakkame otsi kokku tõmbama. Ma tegelikult tahtsin küsida niimoodi otse ausalt sinu käest, et kas sa arvad, et sinu soovitused, mulle näiteks väga meeldis selle raamatu vorm, et ta ei olegi selline algusest lõpuni nagu algus, keskpaik ja lõpp, nagu minu raamatud on, aga et selle raamatu võib kuskilt suvaliselt lahti teha ja on väga lõbus ja huvitav, et kas sa soovitaksid ise enda raamatut praktiliselt mõttes ka, et ma ütlen ausalt, ma ei jõudnud kõik seda läbi vaadata, aga et sul on siin reisinipid. Et on ta ka praktiline raamat või ta on ikkagi ainult sinu soigumine põhimõtteliselt? Ta on minu soigumine põhiliselt, aga ta on ka natuke praktiline. Ma lõin tõesti rubriigid kõrgema astme reisisoovitus, reisinipp, maitseelamus, võib-olla mingid asjad, mille peale inimesed reisides ei ole tulnud. Üks on sul seal lahti praegu. Ja just seda ma just vaatasingi, et võõrkeelse põhisõnapära telefoni tagaküljele kleepimine väga hea reisinipp. Jah, näiteks, et mingid asju... Nii et aga praktiline raamat, sa ütleks ise enda raamatu kohta. No oleneb, kes on vähe reisinud, selle jaoks on ta rohkem praktiline. Kes on väga palju reisinud, selle jaoks ta nii praktiline ei ole. Ta võib-olla ise ka mingid nippe juba vastanud, eks ole. Et ma üritasin miskit jagada ja mis mul oluline tundus. Kuhu sa mul soovitaks reisida? Käi põrgu või midagi sellist, aga kuhu sa mind teades natukene, kuhu sa soovitaks mul minna? No Aasia on sinu eriala, eks ole, nii et selle ma kohe välistan, sest alati oleks mõttekas minna sinna, mis tundub sulle ebaendalik, võõras, natuke ebaturvaline ja sind muutev on minu reisisoovitus. Ja ma ei tea nüüd, kuhu maailma otsa siis, mis ma sulle... Vaata mulle silma. Sa oled Iirimaal elanud ja sa tunned Poolat. 18 aastat. Jah. No kuhu ma saadan siukse inimese? See on nagu selline viimane paika panev. Kuidas? Ei, Minskisse öeldi. Ma tegin nüüd Minskile liiga. Ma loodan, et ma tegin ainult sellele stiilile ja maitsele, mis esindab Nõukogude Liitu, mida ma kohtasin ka Bukarestis ausalt öeldes ja seetõttu mulle ei meeldi. Aga et ma ei ütle midagi inimeste kohta, et see on tõesti, mul on mingi probleem sellise odava, seda ma seal kohtasin. Aga tead, ma saadaks su sinna Afganistani. Aitäh.
et äkki sa võtad mu kaasa, sest et see on nüüd koht, kuhu ma tahaks õudselt minna, aga ma ju kuidagi ei saa ja ma eeldan, et ma ka ei lähe ja sinna on vaja nüüd asjalikku pataljoni, kellega koos sõita ja siis mingisuguseid turvaklaase autole. ei, vastupidi, turvamehi ei tohi seal võtta, ma olen seal käinud, et turvamehed võtta, siis on nagu kõige rumalam, sellepärast et siis sa muutud kohe sihtmärgiks, et miks sul on turvamehed. aga okei, nii, Kristo saadab mind Afganistani, kuhu me Kristo saadame? Pane perga lõppu ikka, armas sõber. Mulle ikka meeldib see hüüdnimi. Ma saan aru, jah. Ma ise ei lepi sellega. Päriselt, jah, me ei ole kunagi sellest rääkinud. Olen pidevalt nagu kutsunud sellest ja julgenud. Ma võin oma nimest ka rääkida, aitäh vanemad nime eest. Sellepärast, et reisijate ja rändurite kaitsepühak on Saint Christopher, kes kirjutatakse täpselt samamoodi nagu minu nimi CH ja BH-ga. Ta on transporttööliste, siis raudteetööliste, metrootööliste, laevakaptenite, kaitsepühak, rändurite. See tuleb piiblist, kui te näete, ma otsin igas muuseumis, aga kunagi ei leia, on vahel siuksed maalid, kus üks vana mees, mõnikord ka noorem, tassib Jeesus last üle vee. Jah, Jeesus läks kogu aeg raskemaks meie minu pattude pärast. Ma mäletan jah, et see oli nagu transportöör. Ja transportöörin ja rändur Christopher aitas ta üle vee ja sealt on tulnud, et Saint Christopher on rändurite kaitsepühak. Mulle meeletult loomulikult meeldib see fakt, nagu te võite arvata. Et no nimega paremat seost ei anna enam leida, nii et yes. Tore jah, et mul endale ei tulnud see meelde, et nagu sellega lõpetada, see oli väga hea, aga et teeme siis veel paar küsimust ja tõmbame otsad kokku, ma arvan, et mis on ikka, minu meelest on see väga hea reisiraamat just nagu sellise mitmekülgsuse mõttes. Et sellised väga lahedad tekstid, praktiliselt näpunäited ja ilus pildivalik, et sa alati nagu ise ütled, et sa ei ole üldse fotograaf, et küll see kõik on hästi nõme. Ja siis mulle meeldis, kuidas sa ütlesid, et ei no mis sul pildi juures, mul on vaja ainult, et oleks hea kaader ja hea nagu see valgustatud objekt ja kõik, mis seal veel nagu veel vaja on. Et see on nagu väga kihvt fotovalik, et see on ilus kingitus ka see raamat tegelikult. Aitäh, see on minu jaoks täiesti ootamatu, et minu suvalt tehtud fotod kuskile jõuavad või mu sõprade natuke paremini tehtud fotod ja kohe väga palju paremini. Mul ei ole profikaameratega kõige moodsamat telefoni, ma ei ole kunagi tegelenud fotograafiaga paraku ja ma teen tõesti pildi kiirelt, mitu pilti telefoniga, et see oleks salves, et ta oleks olemas, hiljem on ka mälestuste mõttes hea teada, mis sa nägid. Aga ma tean juba ilusaid pilte inimesed tegelikult teevad objektiivide asjadega, et ma otsustasin, et seal raamatus... Ma olen, et sa oled enda vastu karm. Ei, ma olen täitsa, ma ei ole ka karm, täitsa Harju keskmine tavaline, kes me teeme lihtsalt pildi ära ja vahepeal on see ekraan natuke tolmune ja higine ja siis pühid siitpoolt ära ja teete ära. Et tõesti mul mingit ilumust nagu rohkem ei ole, aga nüüd on raamatus need pildid, aga ilma nendeta ka ei saa ja ma ei kavatse ka, pole põhjust nagu ka hullult nagu hakata muutma seda, sest täpselt niimoodi ma kirjutan ja niimoodi ma ka reisin, et siis ongi nagu ehe, ma mõtlesin ja noh, mis ma mängin siis fotograafi, kui ma ei ole, et selleks on palju uhkemad tegijad. Väga lahe, väga tore, et Christopher on olemas, aitäh emale veel kord, et tegid sellise toreda inimese, kellega mina seal juttu rääkida, mis ma praegu teeks, ma istuks kodus, vaataks telekat, no et aitäh sulle ja kui on veel kellelgi küsimus, siis praegu on õige hetk. Kui küsimus ei ole, siis Christopher, sa kirjutad mõnele raamatule näiteks alla ja lähme jätkame seda juttu Kinomaa ja Kuku klubis. Jaa, kõik, kellel on vaba õhtu, siis me liigume siit edasi tõesti Kinomajja, mis on nüüd järjekordse Kuku klubi uus asukoht. Ja me ei tohi just öelda Kuku klubi, aga samas ka ikkagi on Kuku klubi. Jah, et mina ja Rene igatahes oleme seal, et olete oodatud. Ja siis ma hakkan päris küsimusi küsima. Ja siis ta on päris intervjuu, mitte nagu lava peal, nii et sa nutad. Jah, vaat mis ees ootab. Nüüd mu kallid sõbrad, mida ma pole saanud emmad, ma olen olemas teie jaoks, et kui küsimus ei ole, siis... Ja teeme Christopherile aplausi. Tuli täitsa välja, et väga kihvt. Aitäh. Aitäh teile.